Nii, täna on siis selline päev, et otsustasin minna motorolleriga siis teise linna. Linna nimi on Kampot, sinna on umbes 100 kilomeetrit. Ja miks ma seda otsustasin teha? Põhjus on ikka üks, see, et avastada midagi uut, näha mingeid uusi teid, linnu, inimesi, olukordi. Ja hetkel olengi nüüd Sihanoukvili piiri ääres, linnast väljasõidu juures ja siit siis hakkan liikuma. Ja mis ma teen on see, et panen paagi täis, söön ja vajalikud asjad on mul juba kaasa võetud, akupangad, asjad, vihmakeep, natuke raha ja praegu on siis kell 1:30 ja hinnanguliselt peaksin siis sinna jõudma 2,5–3 tunni pärast, sest 100 kilomeetrit läbib motorolleriga eelnevate inimeste kogemustele toetudes ikkagi 2,5–3 tundi. Ja eks ma siis tee pealt teen ka siis sissekandeid ja vaatame, kuidas mul see trip läheb. Praegu aga näitan siis korraks ümbrust ka, see on siis see Sihanoukist välja sõit. Ja sinna paremale läheb siis Sihanoukist välja. Ja hakkame minema. Nii, võtsin paagi kütust täis, see läks maksma, mul oli $1 jagu sees ka ja paagi panin täis, läks $2.72. Nii et paagides kütust on umbes $4. Aga praegu on paak täis ja vaatame, kaua ma sellega sõita saan. Ja olemegi siis Sihanoukist väljas ja hakkamegi siis liikuma. Nii, läbitud on 30 kilomeetrit ja Google Mapsi järgi vaadates ei ole sinna üldsegi mitte 100 kilomeetrit, vaid tundub ikka rohkem, aga eks näis. Mis on tee juures kõige raskem on see, et kui mingid autod tulevad sul selja taha, siis nad panevad täiega signaali, et su tähelepanu võita, aga tegelikult nad hoopis ehmatavad, et eriti suured rekkad. Ja mis on veel, et kui tee on liivane, siis vahepeal tulevad sellised tuulehood, kus liivaga näkku. Aga midagi hullu ei ole, tuleb lihtsalt mitte väga kiiresti sõita 5-60-ga ja siis pole hullu midagi. Aga näitan korraks teed. Siin on ta selline lai, aga muidu ta on selline natuke kitsa. Natuke tibutab ka, võib-olla varsti peab selle kile peale panema. Aga jätkame oma teekonda ja eesmärk on Kampot. Nii, oleme siis läbinud 45 kilomeetrit oma teekonnast. Ja mis kohe võib soovitusena öelda on see, et kindlasti tuleks kanda prille, millel alt oleks ka kinni. Et ma tulin küll prillidega, mis on mind väga palju aidanud, aga ikkagi tuleks valida sellised, et alt ka sisse midagi ei saaks. Siis 45 kilomeetri järgi hästi terav probleem, mis on tekkinud, on see, et üks kehaosa on tänu istmele väga kangeks jäänud. Aga varsti teeme kuskil lõuna, et siis saab võib-olla paremaks. Ja praegu olemegi siis suurel ristmikul, mis siis viib suurest Phnom Penhi maanteest välja ja viib siis sellisele väiksemale teele, mis siis viib Kampoti. Siin suurel ristmikul muidugi toimub väga palju. Siin on selline suur mägi lähedal ja vaated on muidugi väga maalilised, et palmid ja mis siin teede peal kõik ei liigu, igasugused kärukesed ja ise loodud mingisugused mootoriga liikurid ja vankrid ja nii edasi. Aga liigume siis edasi ja otsime endale lõunapaiga ja liigume Kampoti suunas. Nii, kindlasti tuleks valida siis õige suund Kampot ja siit me siis lähme. Olen läbinud 50 kilomeetrit kokku ja mis mul siin siis toimus on see, et ma eemalt vaatasin, et hästi tume taevas on, et peab panema vihmakeebi peale, aga natuke lähemale sõites tuleb välja, et see on hoopis
see on hoopis suur mägi, mis on siis, jätab visuaalselt kaugelt mulje, nagu oleks tegu suure vihmapilvega. Nii et ei tasu kiirustada kunagi, tuleb lihtsalt lähemale minna ja vaadata, milles asi on. Nii, läbitud on 51,5 kilomeetrit ja jõudsime ilusa jõe juurde. Ja teeme siis sellest väikse kaadri. Nii. Seal on siis meie mägi. Jõgi. Nii, hakkaski kergelt sadama ja mis me tegime oli see, et jäime seisma ja võtsin siis väikse söögi. Riis, sealihaga, kastmega ja joogiga. Kohalik proua siis tegi selle mulle. Nii, tegime siis väikse kerge sellise lõunasöögi tee ääres ja sellises kohas siis. Nii, kohale jõudsin, proua pani potid sooja, pakkus siis riisi koos kanaga, kastmega ja joogiga kokku, mis maksis siis $1. Ja jätkame siit oma teekonda Kampoti suunas siis. Nii, oleme sõitnud siis kokku 93 kilomeetrit. Ja tee, mida mööda me oleme sõitnud, on siis see. Aga mis siin huvitav on see, et siit keerab sisse veel kuhugile resorti. Mille nimi on siis Tansurbo Corn Highland Resort. Meie seda sinna praegu avastama ei lähe, sest meil on eesmärk jõuda Kampoti, sinna on veel 10 kilomeetrit ja pidevalt ähvardab selline vihmapiisad kogu aeg tulevad, et tahaks ikka niimoodi, et tee peal ikka ei hakkaks vihma sadama. Aga jätkame oma teekonda siis ja ei ole palju jäänud. Siltide järgi vähemalt ongi 10 kilomeetrit veel, ehk siis ongi. Tundub, et Kampotini siis umbes 100 kilomeetrit. Aga lähme edasi. Nii, oleme jõudnud Kampoti ja saame siis asja kokku võtta. Psühholoogilist Kampoti on siis linnapiirist linnapiirini 98,7 kilomeetrit. Ja just lasin paadiga täis panna ja kütuse kulu siis 100 kilomeetri peale $, ja see on 1,65. Nii et jõudsime Kampoti, kell on siis 4:05 minutit ja oleme siin ees linnas. Ja lähme vaatame, mis siin linnas huvitavat on. Kampotist voolab läbi suur jõgi ja siin on siis sild, mis läheb üle selle jõe. Ja jõgi on tõesti suur. Ja jõgi siis teeb Kampoti 2 osaks. Aga kuna kell on meil siis 4:10, 2 tunni pärast on kott pime, siis lähme otsime mulle siis hotellitoa ja kui see asi on paigas, siis saab hakata juba korralikumalt ringi vaatama. Olen siin Kampotis ja leidsin endale siis hotellitoa. Sellised 2 voodid, siin on siis 2 rätikud, padjad, konditsioneer, aken, mõnes kohas ei ole akent, peegel, televiisor ja laes võib isegi endale ventilaatoriga tööle panna. Siin on siis nagid ja
täiesti täisväärtuslik vannituba, dušš sooja veega, tualett, kraanikaus ja nagu ikka kammid, hambaharjad koos pastaga, seebid. Ja selline tuba siis maksis $12. Seega tundub päris hea diil. Ja seame ennast nüüd sisse ja siis lähme vaatame Kampoti peal ringi ka veel. Ja hotelli rõdult avaneb meil selline vaade. Nii, oleme siis rolleri turvaliselt ära parkinud siia tasulisse valvega parklasse ja saame nüüd näha seda, mis on siis Kampoti nii-öelda keskus või selline keskne ring. Kui Sihanoukvilis on kuldsed lõvid, siis siin tundub olevat ringi sümbol, selline vili, aga ma ei mäleta, mis selle vilja nimi oli. See vili kasvab igal pool, aga vilja nime nüüd ei mäleta. Aga selline see Kampoti keskus on. Ja mis me teeme, on see, et lähme vaatame siit samast turult siis endale homseks puhta särgi ja puhta aluspesu. Ja lähme jalutame natukene, filmime seda siis. Tundub olevat selline väike turuke. No linn on ka väike. Siis siin sööme siis oma õhtusöögi. Siin on live muusika. Ja siin on meil siis see jõgi, mis läbib Kampoti. Seal on siis sild, mis on mõeldud ainult rolleritele.
päeva lõpetuseks võtsime massaaži ja see oli siis kuuma õlimassaaž ja see maksis $12. Ja nüüd lähme hotelli ja lähme puhkama. Tere hommikust! Tulime täna hotellist 7:15 välja. Esiteks sellepärast, et uni läks ära, teiseks aknast nägin, et päike paistab ja kuna on vihmaperiood siin, siis igat päiksepaistet tuleb ära kasutada. Ja vaatame siis seda hotelli veel korraks. Viisakas hotell, viisakas hind, korralik tuba ja lähme nüüd vaatame veel siin Kampoti peal ringi, äkki leiame midagi huvitavat, kuid esmalt tuleb minna ja süüa üks korralik hommikusöök. Oleme siin Kampoti suure jõe ääres ja ühe asjana soovitas TripAdvisor üle vaadata selle silla, mis on siis mõeldud ainult rollerite jaoks. Mis me teeme, on sõidame selle silla läbi. Nii, selline väike sild oligi. Ja hommikusöögiks võtsime koorekohvi, puuvilja sellise väikse valiku ja kokku maksis see siis $2. Sööme hommikusöögi ära ja vaatame edasi. Ja sündis siis otsus, et liigume Kampotist välja ja otsime üles piirkonna rahvusliku pargi. Ja vaatame, mis seal rahvuslikus pargis huvitavat on. Ja kui nüüd rääkida natukene liiklusest ka, siis mida ma enne ei maininud, on see, et maantee peale ei saa tulla, kui ei ole tahavaatepeeglit, et üsna kiiresti hindate seda, et kindlasti rentida roller, millel on tahavaatepeegel. Ja näitame natuke ümbrust ka. Ja lähme vaatame siis selle rahvusliku pargi üle. Jätame Kampoti selja taha ja vaatame edasi. Jõudsin rahvuslikku parki ja väravast läbi tulles oli pilet 2000 riili, see on 50 senti. Sellised suured väravad. Ja siit siis läheb tee sinna mäe suunas, mida me siin teekonna jooksul oleme jälginud. Ja see rahvuslik park on siis Kampotist 10-15 minutit rolleriga mööda teed ja paremad kätt jäävad sellised hästi suured nii-öelda sissesõidu väravad ja
selle leiab hõlpsasti. Ja filmime seda teed, mis siis viib värava juurest mäe suunas. Oleme jõudnud mäe tippu. Näeme, on pilved ka meiega üpriski ühel tasemel. Ja see, mida me eile pidasime pilveks, oli mägi ja siin mäe tipus me oleme, nii et võib öelda, et oleme pilve peal. Tekib küsimuse, mis veel võimalik on. Ja igas suunas ei olegi võimalik kaugusesse vaadata, sest oleme pilvedega ühel tasemel. Ja mida võib lausa pidada siinsamas võib-olla mingiks auravaks veeallikaks on tegelikult lihtsalt pilv. Seega oleme tõesti pilve peal. Siin mäe otsas on siis selline suur kuju. Kujukesed, mille alla inimesed panevad raha kivi alla, kuju juurde kivi alla. Ja kujukesed, mulle tundub, et nad esindavad erinevaid aastaid. Näiteks metsaasta, koera, ahvi. Nii, mina pööran tähelepanu siis seakujukesele, sest ma olen metsaastal sündinud.
tegime annetuse sea kujukese juurde ära. Ja lähme vaatame edasi. Ja mis me järgmisena teeme, on see, et me liigume mööda seda teed edasi ja vaatame, mis on sealpool. Nii, tulime siis monumendi juurest ja jõudsime siis siia. Siit edasi läheb siis mäe tipu selline kompleks, mille me kohe üle vaatame. Nüüd, mis monumendi juures me käisime? See oli siis Lok Yei Mao monument. Siin küsiti siis piletit uuesti. Ja lähme vaatama asja üle. Jõudsime siis kohta, kus tee sai läbi, vähemalt autotee, ja siit on võimalik siis edasi minna Sacred Waterfall Meditation Area, ehk siis püha meditatsiooni alasse, püha kose meditatsiooni alasse. Sinna on 13 kilomeetrit ja sinna peab minema jala, siit edasi motorolleriga minna ei saa. Ja ärme täna siis seda matka ette võta, täna liigume siis kiirelt edasi. Küll aga mõni päev võib tulla matkata siin ja teha sporti. Aga praegu liigume edasi, või õigemini tagasi. Ja oleme nii kõrgel, et pilved on lausa silmaga nähtavad. Ja sisuliselt saab öelda siis, et me oleme pilve sees. Pilve auru on 10-15 meetri taha näha, et täiesti pilves siis, jah, pilve sees. Pilv. Saad katsuda pilve. Järgmine asi siin pilve sees. Mäe tipust pilve sees. Korea budistlik niisugune tempel. Ja vaata platvormilt näeme pilve. Ja pilv lausa aurab näkku. Lähme sealt trepist üles, vaatame sinna ka.
nii, ja see kamp just võttis mind rajalt maha ja kõik tegid minuga koos pilti. Ju ma siis olen huvitav. Nii, ja mäe otsas olev hotell. Võib siia mäe otsa koha täitsa puhkama tulla, kui soovad. Pilve sisse puhkama. Ja olemegi sellele mäetipule ringi peale teinud. Siin on siis see väljapääsu värav. Ja kindlasti soovitan tulla üle vaadata. Ja siit vaatenurgast näeme me linnakest, kus me siis veetsime öö Kampotti. Sealt jookseb siis jõgi läbi. Selline väike linnake. Selline oli siis rahvuspark. Siin panime veel paagi täis. Ja siit ma võtan veel endale natuke ananassi tee peale. Ja alustame siis teekonda tagasi Sihanoukville.